Tere tulemast biomajandustehnoloogiate õppetooli. Tänasel päeval ei toimu mitte üheski tööstusharus mitte midagi ilma tehnika ja tehnoloogia. Lähme vaatame. Tööstus 4.0 suunad ja põhimõtted on aluseks ka põllumajandus 4.0 juures. Täppisviljelus, tehisintellekt, kaugseire, asjade internet ja masinägemine on mõned märksõnad kogu agrorobootika töörühma kontseptsioonist. Tõstmaks tootmise efektiivsust, kvaliteeti ning vähendamaks keskkonnamõju ja tootmisriske, tegeleme igapäevaselt autonoomsete täppisviljelustehnoloogiate arenduse ja rakendamisega. Elektrimootorid on muutumas üha populaarsemaks ajamiks mootorsõidukite seas, kuid sellegipoolest on endiselt aukohal sisepõlemismootorite valdkonnas tehtav töö. Eriti oluline on see veomasinatel, näiteks traktoritel ja veoautodel. Mootorite katselaboris on võimalik teostada nii mootorite, sõidukite kui ka traktorite koormuskatseid. Laboris saab uurida nii kütuste kui ka näiteks hübriidajamite mõju masinate tööle. Peamine vajadus lõike töötamisel on luua kvaliteetseid detaile ja selleks on meil 3 lõikeparameetrit: ettenihe, lõike sügavus ja lõike kiirus. Ja et neid parameetreid optimeerida, on meil võimalik mõõta lõike jõutisid, hinnata sellega pingi kvaliteeti ja niimoodi tagada kvaliteedi detailide tootmine. Mobiilne ergonoomikalabor võimaldab mõõta töövahendite koht- ja üldvibratsiooni, müra, modelleerida müra levikut tööruumis või kavandada inimsõbralikke valgustuslahendusi. Masinate projekteerijad saame aidata Eesti Vabariigi standardi 1005 seeria rakendamisel. Tehnikamaja mõõtelabor on avatud teadus- ja arendusprojektidele. Detailide kvaliteedi kontrolli valdkonnas pakume materjalide mehaanikaliste omaduste määramist, tehnilist kontaktmõõtmist, mõõtmist 3D koordinaatmõõtemasinaga, 3D skaneerimist ja metallograafiat. Prototüüpide ja väikesaritoodete valmistamist saame pakkuda FFF-tehnoloogial töötavate 3D printeritega. Saame omalt poolt aidata ka pöördprojekteerimisel, materjalide valiku tegemisel ja tootearenduses. Tööstusliku kompuutertomograafia laboris kasutatakse seadet Yxlon FF35CT, mis on spetsiaalselt loodud viima läbi just mittepurustavaid mõõtmisi. Skaneerimise tulemuseks on punktipilv, millest talletatud andmestikus saab leida vastavas objektis spoore, pragusid ja väljastada pindasid. Täiendavalt saab hinnata nii koostekvaliteeti kui digitaliseerida objekte. Selle kõigega me tegeleme ja seda kõike pakume ka oma tudengitele nende oma projektide läbiviimiseks ja teostamiseks. Kohtumiseni biomajandustehnoloogiate õppetoolis.